Tere hommikust, tere päevast või tere õhtust, millal iganes seda kuulate. Igal juhul on tore teid siin taas vormipäeviku lainel näha. Loodan, et saite sellel suvevaheajal välja puhata ning olete nüüd valmis selliseks tegusaks vorm 1 hooaja teiseks pooleks. Teemasid, millest selles saates rääkida, on küllaga, seega pange oma vaim valmis. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates räägime siis uudistest seoses sõitjate riviga ning ühe tiimipealiku vahetusega. Vaatame tagasi äsja möödunud Hollandi Grand Prix'le ning teeme ka väikse eelvaate tulevasele Itaalia Grand Prix'le, kellele tasuks seal pilku pöörata. Alustame sellisest kohati pommuudisest, mis tuli keset augustit. Lugu on siis selline, et Cadillac'is vahetati päevapealt tiimipealik välja. Ehk Graeme Lowdon, kes oli siis põhimõtteliselt tiimi algusest juba seal projektis, on nüüd väljas ja sisse tuli Marcin Budkowski. Budkowski on siis Poolast pärit ning on vormelis töötanud juba 25 aastat. Et ta on olnud aerodünaamik näiteks siis Ferrari tiimis Schumacheri aegadel ning lisaks ka McLarenis Hamiltoni aegadel. Lisaks on ta siis FIA-s töötanud vormel 1 tehnilise koordinaatorina ning millalgi oli tal ka juhtiv roll Renault tiimis, ka selle aja, kui siis Alpine'iks ümber nimetati. Ning nüüd on sattunud ta siis Cadillac'i tiimipealiku rolli. Mis ma algul mõtlesin, et kui ma seda uudist nägin, või nagu siin teooria, mis mul pähe tuli, oli see, et Cadillac'i tiimi investorid või aktsionärid ei olnud rahul nende tulemustega, mis seni olnud on, mistõttu siis tehti mingi hääletus, mille käigus otsustati tiimipealik välja vahetada. Ning minu jutus on kohati iva sees, sest Cadillac'i tiimi see tegevjuht Dan Dowris mainis, et see ametist vabastamine polnud kahepoolne otsus ning see Graeme Lowdon tegelikult sai sellest teada alles sama päeva hommikul, millal sellest avalikult teada anti. Kuidas siis see tegevjuht otsus seletas, oli justkui uue faasi alustamine tiimis, ehk näiteks kui enne oli eesmärk lihtsalt sinna sõitjate rivile saada, siis nüüd on nagu eesmärk päriselt tulemusi saavutada. Aga paljud on olnud natukene mures seepärast, et see tiimipealiku vahetus toimus nii vara. Et no ikkagi see Cadillac'i tiim tuli vormel 1 alles selle aasta alguses ning juba poole aastaga on uus tiimipealik seal. Et see on selline muret tekitav asi ja põhjusega. Et ning ma ise olen ka nagu natukene skeptiline nii-öelda, et või nagu õigemini mures, et kas see hakkabki nüüd trendiks muutuma või mitte. Et Alpine'is näiteks oli ka millalgi üks periood, kus vahetati tiimipealikke justkui iga poole aasta tagant. Oligi äkki umbes 22 või 23 aasta. Et aga nagu ma saan aru jah, et kui on mingi probleem, siis tuleb lahendada, muidu ei jõuagi mitte kuhugi. Aga samas ka nii-öelda tiimipealike giljotiin ei vii kuhugi. Et põhimõtteliselt, kui need tulemusi ei tule, et siis nagu ei tasu alati lihtsalt seda tiimipealikut välja vahetada, vaid tuleb lihtsalt enne see parem auto teha, et nagu saaks üldse mingeid tulemusi luua, eks ole. No kuigi tegelikult tiimipealikul on nagu see roll ka on nagu selle juhtimisel loomulikult, aga nagu kui nagu need suunad muutuvad kogu aeg ka, et siis see võib nagu tiimile halvasti mõjuda nii-öelda, et nagu ei ole lihtsalt seda kindlat eesmärki, mille poole töötada või lihtsalt nagu see, et ressursse kulub nii palju nagu nende eesmärkide muutumisele või midagi sellist. Igatahes, eks näis siis, mis seal Cadillac'is nüüd saab. Aga ma tahaks loota, et see ei vii nagu selliste nii-öelda tiimipealikele alati selle süü paigutamiseni ja siis nende pideva väljavahetamiseni.
aga nüüd lähme siis sõitjate rivi juurde ja räägime seal mõnest uudisest, mis on tulnud. Esiteks siis järgmiseks aastaks Williamsi sõitjate rivi ei muutu. Ehk siis Alex Albon pikendas oma lepingut järgmise aastani ning Sainz sõlmis ka lepingu pikenduse. Tema puhul on see hoopis mitmeaastane leping. Pikkust ei täpsustatud, öeldigi lihtsalt, et see on mitme aasta pikkune, ehk ta püsib tiimis ka peale aastat 2027. No kuigi see Williamsi hooaeg pole just kõige parem olnud sellel aastal ning tiimipealik James Vowles oli vahepeal mures ka, et äkki kaotab oma need sõitjad. Et siis tegelikult oligi arvata, et need sõitjad jäävad sinna tiimi, sest neil polegi nagu väga kuhugi minna nii-öelda selles üsnagi mitte just väga muutuvas sõitjate rivis, nagu ma ennustasin. Ma ennustasin mingis saates, et heal toimub 1 või 2 kohavahetust. Et jah, ning loodetavasti on nagu neil ka mingi see visioon, et Williamsist saab päriselt parem tiim. Et see on nagu lihtsalt ühekordne see nii-öelda tagasilöök, aga nad siis suudavad sellest taastuda. Nii tegelikult arvestades seda, et mulle meeldib Williamsi tiim, siis ma loodaks seda sama. Aga siis üks selline suurem uudis sõitjate rivi osas oli see, et Max Verstappen püsib Red Bullis. Vahepeal oli hästi palju seda skeptismi, et kas ta üldse vormel 1 püsib peale seda hooaega, kuigi ta leping oli iseenesest 2028. aastani olemas. Et nüüd ta siis pikendas lepingut ja kinnitas, et jääb vormel 1. Mõne jaoks oli siis, või see üllatus olla see, et kui pikk see leping tegelikult oli, see oli aastani 2030, ehk vähemalt järgmised 4 aastat püsib ta seal tiimis. Ja siis Red Bullis üks selline teine uudis, mis puudutas rohkem seda äsja möödunud Hollandi Grand Prix'd, oli see, et Isaac Hadjar oli ühe treeningu käigus randmevigastuse saanud, mistõttu oli ta sunnitud etappi vahele jätma. See tähendas siis seda, et Liam Lawson edutati 1 etapiks sinna Red Bulli tiimi ning samal ajal tema Racing Bullsi koha võttis üle Yuki Tsunoda. Ehk siis Jaapani sõitja oli 5 aastat vormelis sõitnud, aga siis selleks aastaks täiskohaga sõitja kohta ei saanud, aga ometi nüüd sai ka vormel 1 autorooli. Üks selline irooniline paralleel või seos, mida ma märkasin, oli seoses 3 aasta taguse Hollandi Grand Prix'ga, ehk siis aasta 2023 omaga. Tollel ajal oli siis Racing Bullsis äsja koha omale saanud Daniel Ricciardo, nagu hooaja keskel, aga siis vabatehningul tegi ta ühe avarii, mille käigus siis sai ta käsi vigastada. Ning kes siis tema asemele tuli? Liam Lawson, kes tegigi tollel etapil siis oma karjääri esimese vormel 1 etappi. Ehk siis see pole ainus kord, millal Lawson on osutunud Hollandi Grand Prix'l asendussõitjaks. Ja sedasi poolsujuvalt jõudsimegi Hollandi Grand Prix tagasivaateni. Nüüd üks asi, mida ma ei ole kindel, kas ma mainisin eelmises saates, aga järgmise aasta kalendris Hollandi Grand Prix ei ole. See siis tähendab seda, et see on viimane Hollandi Grand Prix, vähemalt mõneks ajaks. Et selles mõttes, et pole välistatud, et see vormel 1 kalendrisse kunagi naaseb, aga ma arvan, et siis vähemalt tükiks ajaks on see viimane etapp. Igatahes siis uuendused, mida tiimid tõid selleks etapiks. Alpine uuendas siis selle suvevaheajal oma autot kõige jõulisemalt. Nemad tõid siis 8 uuendust. Tasub aga siis siinkohal mainida, et uuendati ainult Pierre Gasly autot. Colapintole jäi endiselt siis
nii-öelda vanema spetsifikatsiooni auto. 5 uuendust tõid nii Ferrari kui ka Aston Martin, 3 uuendust McLaren ning 1 uuenduse tõid Mercedes ja Red Bull. See siis tähendab seda, et 5 tiimi ei uuendanud oma autot. Nendeks olid Racing Bulls, Haas, Audi, Williams ja Cadillac. Tegemist oli siis sprindi nädalavahetusega, mis siis tähendas seda, et vabateeninguid oli ainult 1. Ning selle ainsa vabateeningu algul oligi rada nagu selline kerge märk, mistõttu algul mindigi välja selliste vahepealsete vihmarehvidega, aga slikid krutiti üsnagi kiiresti alla. Ent selle tunni lõpuks oli kõige kiirem aja püstitanud Andrea Kimi Antonelli, Norris oli 2, Russell 3 ja Hamilton 4. Nüüd, kui selle vabatehningu põhjal mingi jõudude vahekord moodustada, kuigi see tegelikult pole kuigi usaldusväärne, sest nagu neid andmeid pole just nii palju, siis oleks teinud selle järgnevast. Mercedes on kiirem tiim, McLaren 2, Ferrari 3. Ja siis siin nagu tõmbaks ühe joone, kus siis on juba selline järgmine grupp. Siis oleks Audi justkui ülejäänud maailma parim, aga konkurentsis koos Alpiiniga. Omakorda paar kümnendikku maas, alles 6. kohal oleks olnud Red Bull konkurentsis Racing Bullsiga. Natukene rohkem maas oleks siis olnud 8. kohal Aston Martin, seejärel Haas ning 10. koha heitluses oleksid olnud Williams ja Cadillac. Lähme nüüd siis reedese sprindi kvalifikatsiooni juurde. Esimese vooru kiire mees oli Charles Leclerc Ferrariga. Antonelli seevastu ei läinud kõige paremini, et ühe ringi lõpupoole siis ta sattus kruusa peale, mistõttu tema auto põhi sai kahjustada. Et tegelikult ta ikkagi suutis hiljem selle aja teha, et nagu saada edasi teise vooru, aga see auto põhja kahjustus mõjutas teda ülejäänud sprindi kvalifikatsiooni. Mida see siis täpsemalt mõjutas, oli see, et autol oli nüüd vähem seda allasurvejõudu, mis tähendas seda, et kurvides oli see nüüd natukene aeglasem. Aga igatahes esimeses voorus langesid välja Oli Beermann 17. kohal, Carlos Sainz 18. kohal ning siis selline juba nagu sellel aastal tavaks olnud lõpunelik ehk Lance oli 19., seejärel Bottas, Perez ning 22. kohal Fernando Alonso. Alonso kusjuures siis oligi selles voorus probleeme, näiteks sirgetel siis tema see tagatiib ei muutnud positsiooni, mistõttu oligi ta sirgetel aeglasem. Teises voorus kiirem mees oli Piastri, langesid välja jällegi 6 meest. Neist võib-olla suurim üllatus oli Liam Lawson, kes tegelikult esimeses voorus edastas Max Verstappenit, aga seekord jäi siis Verstappenile alla ning sai 11. koha. Temaga koos langesid välja siis Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon ja Alex Albon 16. kohal. See tähendas siis seda, et 3. vooru pääsesid mõlemad Mercedesed, Ferrarid ja McLarenid ning lisaks siis neile Red Bullist Max Verstappen, Alpiinist Pierre Gasly, Racing Bullsist Arvid Limplad ja Audist Gabriel Bortoleto. 3. voor osutus siis nii-öelda ühe ringi heitluseks, sest aega polnud kuigi palju seal, ehk siis nii-öelda tiimid otsustasidki ainult ühe korra proovida ja siis sedagi nagu sessiooni lõpus. Aga siis võidukaks osutus George Russell, tema siis sai sprindisõitu alustada esikohalt. Seejärel tulid Lando Norris 2. kohal, Charles Leclerc 3. ning Oscar Piastri 4., aga vähem kui 10 sekundit taga George Russellist. Seega see oli tegelikult nagu väga napp kvalifikatsioon, et kus siis need väiksed vead võisid maksma minna.
Seejärel tulid siis Antonelli, Verstappen, Hamilton alles 7. ning seejärel Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto ja Arvid Limplad 10. Nüüd, kuidas see George Russell selle kvalifikatsioonivõidu sai, oli siis see, et ta oli seal lõpusirgel teistest märgatavalt kiirem. Et lihtsalt nendel viimasel paarisaja meetril lihtsalt suutiski äkki lihtsalt rohkem seda energiat kasutada kui oma konkurendid ja siis seetõttu üle finišijoone sõites oligi tal vist kiirus 10 kilomeetrit tunnis kõrgem kui teistel ja siis tänu sellele leidiski aega, et saada kvalifikatsioonivõit. Nüüd, kuidas tal nii palju seda energiat oli, mida kasutada? On võimalik, et ta lihtsalt suutis ringi jooksul rohkem säästa, aga tegemist võib olla ka kuidagi Mercedese mootori omapäraga. Et sellest kindel ei ole, aga igatahes Russell sai kvalifikatsioonivõidu tänu sellele lõpusirgele. Lähme edasi nüüd siis sprindisõidu juurde. Vahepeal otsustasid siis 2 meest alustada boksiteed. Nendeks olid hispaanlased Carlos Sainz ja Fernando Alonso, kes peale kvalifikatsiooni muutsid oma auto seadistusi. Ootamatult liitus nendega ka Sergio Perez, kelle auto siis soojendusringi algul lükati tagasi boksiteele. Tema autol oli siis probleemid seoses hüdraulikaga ning no tegelikult auto parandati talle ära, aga ta siis paraku alustas sõitu teistest 2 ringi hiljem. Lähme aga rehvidest siis nii palju, et kõik otsustasid alustada keskmise seguga rehvidega, aga 2 erandit oli. Nendeks oli siis Oli Beermann 17. kohalt ja Charles Leclerc 3. kohalt. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld ja sedasi see start anti. Ning tegelikult esimesel ringil väga midagi ei juhtunud. Et ainus koha muutus esikümnes oligi see, et Antonelli suutis Piastrist mööduda esimeses kurvis ning tõusis sellega 4. Ehk siis peale esimest ringi George Russell oli sõidu liider, Norris 2, Leclerc 3, Antonelli 4. Piastri oli 5. kohal, aga hakkas juba siis sellest 4. liidrite pundist maha jääma, aga õnneks vahe oli tagapool natukene olemas ka Max Verstappeniga, kes oli 6. kohal. 7. oli Lewis Hamilton, kes omakorda tekitas vahe Pierre Gaslyga 8. kohal. Lando Norris jahtis seda George Russellit küll, et saavutada see sprindivõit, aga paraku siis ta nagu seda rünnakut väga ei saanud teha ning tagarehvid kulusid ka üsnagi korralikult, mistõttu siis juhtuski selline huvitav olukord, et sõidu lõpupoole Charles Leclerc, kes siis peame meeles sõitis pehmete rehvidega, suutis teha möödasõidu Lando Norrise peal. Et noh, oleks ikkagi oodanud, et need pehmed rehvid kuluvad kiiremini ja siis nagu nendega on sõidu lõpus raskusi. Aga noh, paraku nii läks, et Leclerc pehmete rehvidega suutis mööduda Norrisest keskmise seguga rehvidega. Sõidu lõpupoole oli ka vahepeal oht, et hakkab sadama, aga see vihm tuli alles siis, kui George Russell ületas finišijoone, et saada see sprindivõit. Et see vihm tegelikult möödas pigem neid tagumisi mehi, kes võitisid nende viimaste kohtade nimel. Aga igatahes jah, Russell sai sprindivõidu, Leclerc lõpetas 2. Norris suutis oma 3. kohta ikkagi hoida Antonelli ees. Antonelli saavutas siis 4. koha ja jäi poodiumilt maha. Oscar Piastri samuti suutis taga hoida Max Verstappenit, kes oli sõidu lõpuks üsna lähedal. Tema siis sai 5. koha Verstappeni 6. ees. Hamiltonil kohati pettumust valmistav 7. koht, aga ikkagi pool minutit 8. kohast eest, mis kuulus Pierre Gaslyle. Tema siis sai viimase sprindisõidu punkti.
punktidest jäid siis ilma Gabriel Bortoleto, Arvid Limplad 10. kohal, seejärel Liam Lawson, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oli Beermann 15. kohal. 16. koha nimel läks lõpus selliseks päris kõvaks võitlemiseks ning vahe oligi 0,03 sekundit, kui ma õigesti mäletan. Aga siis peale jäi Alex Albon, tema sai 16. koha Lance Strolli ees. Kohe nende taga oli ka Fernando Alonso, kes boksiteelt alustas. Edasi on juba ringiga maha jäänud mehed, 19. Valtteri Bottas, 20. Carlos Sainz, kes vahepeal siis boksis käis ka, seepärast jäigi ringiga maha. 21. Sergio Perez, kes siis, kes saigi oma sõidule nii-öelda hinise stardi ja lõpetaski 3 ringi maas. Nico Hülkenbergil oli algul kohutav start, ta kaotas paar kohta ning siis hiljem oli tal probleeme seoses oma mootoriga, mistõttu kaotas ta veel kohti ning lõpuks tuligi boksi ära, et katkestada. Sõidu lõpus aga lasti ta tagasi rajale ning tuli üle finišijoone 13 ringi maas, aga kuna ta oli nii palju maas, siis ta ei olnud klassifitseeritud. Laupäeval toimus lisaks sprindile ka kvalifikatsioon pühapäevaseks põhisõiduks. Esimeses voorus oli kiire mees Oscar Piastri, samal ajal langesid siis välja Carlos Sainz, tema jäi napilt alla oma tiimikaaslasele. Siis lisaks neile Alonso, Lance Stroll 19. kohal. Oli Beermann saavutas alles 20. koha ning temast tagapool lõpetasid ainult Cadillaki mehed Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Teises voorus kiire mees oli Lando Norris, jällegi McLareni mees. Samal langesid siis välja kuus meest nagu ikka. Pierre Gasly oli kindlasti pettunud 11. kohaga. Temast tagapool lõpetasid siis Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon ja Alex Albon. See siis tähendas seda, et kolmandasse vooru pääsesid jällegi need suure neliku tiimid ehk Mercedese, Ferrari, McLareni, Red Bulli sõitjad ning lisaks ka Arvid Limplad ja Gabriel Bortoleto. Kolmanda vooru lõpus oli jällegi oht, et hakkab vihma sadama, mistõttu oligi oluline teha need ringid üsna kiiresti ära, enne kui see vihm kohale jõuab ja rikub šanssid ära. Vihm tegelikult ei osutunud tugevaks ja isegi kui see kohale jõudis, siis sõitjad parandasid veel oma ringiaegu. Aga igatahes siis selle kvalifikatsiooni lõpus oli kiire mees Lando Norris, jällegi, ehk ta McLaren domineeris kõik need kvalifikatsioonisessioonid. George Russell saavutas teise koha. Antonelli oli kolmas. Tal on kindlasti natukene selline kibe tunne, sest ta esimeses kurvis kaotas 20 ning kui ta poleks seda esimese kurvi viga teinud, siis võib-olla oleks ta saanud isegi kvalifikatsiooni võidu. Aga igatahes pidi leppima praegu 3. kohaga. Oscar Piastri oli 4. Seejärel tulid Ferrari mehed, Hamilton edastades Leclerc'i, Red Bulli mehed, Verstappen 7., Lawson 8., aga kõigest 10 oma tiimikaaslasest tagapool, seega üsnagi hea töö tema poolt. Bortoleto oli ülejäänud maailma parim 9. kohal ja Arvid Limplad napses 10. koha. Kuidas siis Norrisel läks see kvalifikatsioon nii hästi, kuigi sprindis oli nagu nii palju raskusi, oli siis see, et McLaren tegi justkui mingi ümberpöörde peale sprinti, et autol vahetati neid seadistusi natukene. Ning üldiselt see McLareni auto tunduski tugevam nendes kiiretes kurvides võrreldes oma konkurentidega, eriti seal, ütleme, teises sektoris, kus ongi palju selliseid kurve. Ning see ongi tegelikult üsna kurviline kompleks. Vorme 2 ja Vorme 3 sõite sellel nädalal ei toimunud, seega
Esimest korda alates Jaapani Grand Prix'st 5 kuud tagasi saame selle saatelõigu vahele jätta ning hüpata kohe pühapäevase Vormel 1 Grand Prix juurde. Enne sõitu selgus, et Sergio Perez taaskord alustab boksiteelt, seekord aga plaanipäraselt. Tema auto siis peale kvalifikatsiooni muudeti seadistusi, mistõttu oli ta sunnitud boksiteelt alustama. Samuti enne sõitu hakkas vihma sadama, mistõttu sõidetigi stardirivile, ma mõtlen enne soojendusringi, selliste vahepealsete vihmarehvidega, mõni isegi sõitis täisvihmarehvidega. Aga selleks võidusõidu stardiks oli rada piisavalt ära kuivanud, et saaks sõita slikkidega. Rehvi valikutest siis nii palju, et keskmise seguga rehvidega alustasid esinelik ehk McLareni ja Mercedese mehed ning lisaks neile Alpiini sõitjad ning Esteban Ocon. Kõvade rehvidega alustasid Cadillacid ning pehmete rehvidega alustasid ülejäänud sõitjad ehk siis Ferrari mehed, Red Bulli, Audi, Racing Bullsi, Williamsi, Aston Martini mehed ning lisaks Oli Beermann. Hoolimata sellest, et rada oli enam-vähem ära kuivanud, siis tehti soojendusring ikkagi turvaauto taga. Et see on nagu selline tavaline protseduur, ma saan aru, et juhul kui see rada nagu ülejäänud nädalavahetusel on kuiv ja siis sõidul on järsku märg. Aga start ikkagi oli selline tavaline paigalt start nii-öelda. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld ja sedasi see start anti. Lando Norris jäi endiselt juhtima, samal ajal Russellil oli kehvavõitu start, tema siis kukkus Antonelli taha 3. Piastri jäi Russelli taha natukene kinni, ja sellest võimalusest haaras Charles Leclerc, kes tõusis järsku oma suurepärase stardiga 4. Vahepeal läksid võitlema ka Red Bulli mehed, Liam Lawson ja Max Verstappen. Peale jäi siis selles olukorras ikkagi Max Verstappen ning samal ajal siis esikümne piirimail Gabriel Bortoletol oli kehv start. Tema siis suutis esimeste kurvidega lausa 4 kohta kaotada, samal ajal Gasly tõusis 2 kohta. Esimese ringi lõpus oli draamat, kui Max Verstappen tegi üsna suure avarii, mis viis välja punase lipuni, mis kestis ligi pool tundi. Mõte oli siis selles, et saaks seda rada ära kohistada ning siis selle auto eemale ka. Muidu oleks lihtsalt see turvaauto pidanud ringitama hästi kaua. Aga kuidas siis juhtus, oli see, et no kui ma ütlesin, et rada oli kuiv, ma mainisin ka enam-vähem, sest viimastes kurvides oli rada ikkagi üsna märg. Et see on siis suure kaldega kurv seal ringi lõpus. Et kommentaatoritel üks teooria oli see, et tuul puhus esimesest kurvist viimase kurvi poole, mis siis tähendas seda, et vihma sadas viimati seal viimase kurvi kandis, mistõttu oligi selle vähem aega, et kuivada, eks ole. Ja siis nagu sellest tingituna oligi need viimased kurvid märjad, samal ajal oli siis teistes kurvides rada kuiv. Ning mis juhtus, oli ka see, et raja ääres on sellised valged jooned nii-öelda ja vihmas on need päris libedad, ma saan aru. Ning Max Verstappen nagu sattuski kuidagi sellele valge joone peale, seetõttu läks auto ülejuhitavaks, läks seda üle korrigeerima ning sedasi pani kõvasti matsu ning sellega oli tema siis nii-öelda praeguseks viimane koduetapp varajase lõpu saanud. Kindlasti oranži armee jaoks oli see päris kurb. Aga Verstappenist tagapool oli üks teine juhtum. Gabriel Bortoleto pani samuti spinni. Tema küll vältis seina ja tegi sellise 360 kraadise pirueti, et selles mõttes vedas tal.
aga see ei ole ainus asi, millega tal vedas. Nimelt Nico Hülkenberg, tema tiimikaaslane, sattus talle ka nagu üsna lähedale. Et kui see Portoletto spinni pani, et siis tekkis sellest justkui selline suitsupilv ja Hülkenbergil oli raske näha, et kus see Portoletto seal olema peaks. Ning viimasel hetkel sai aru, et ahah, ta on nagu seal minu ees kohe ja siis suutiski viimasel hetkel ära keerata ning sellega vältis ka sellist Audi topeltkatkestamist. Et jah, Audil sellega nagu vedas ja Portolettol ka kindlasti. Aga millega Portolettol ei vedanud, oli see, et ta oli nüüd 18. kohal. Verstappeni avarii käigus toimunud sündmused pälvisid ka võistluste žürii tähelepanu, sest siis Arvid Limpled ja Franco Colapinto sattusid uurimise alla. Põhiseks oli siis see, et nad tegid kollaste lippude all möödasõite. Noh, kui aus olla, siis nad ei teinud nagu seda Verstappeni avarii paigas, vaid peale seda. Aga mis nagu tegi selle penalti vääriliseks, oli see, et nad said oma rivaali kõrvale nagu selle avarii käigus nii-öelda. Et ma arvan, et see on see, mis tegi selle penalti vääriliseks nii-öelda. Et nagu näiteks, kui Arvid Limpled oli enne avariid Gasly taga, et siis nagu selle avarii ajal sai ta kõrvuti Gaslyga ja siis pärast sõitis nagu sellel sirgel mööda. Aga igatahes siis selle rikkumise tulemusena said nad mõlemad boksist läbisõidu karistuse. See seisneb siis selles, et lähed boksiteele ja sõidad sealt läbi, aga boksipeatust ei tee. Ja siis see kindlasti mõjutas nende sõita korralikult. Ocon seevastu tegi ka peale Verstappeni avariid möödasõidu, aga ta ei saanud selles karistada. Põhiseks oli siis see, et ta ei läinud oma rivaali kõrvale selle avarii käigus, vaid tegigi möödasõidu lihtsalt peale seda. Seevastu aga ta seda kohta ei säilitanud, sest restardil määrati järjekord selle põhjal, mis oli seis esimese ringi lõpus. Ja Ocon tegi oma möödasõidu nagu peale selle esimese ringi lõppu, mistõttu ta pidigi restardi ikkagi tegema Alex Alboni taga. Aga igatahes siis järjekord oli järgnev. Norris oleks alustas esimesed kohalt, Antonelli teised kohad pärast siis startis ühe koha teenimist, Russell ja Arvet, kes nüüd alustas kolmandat. Leclerc oli 4, Piastri oli 5, seejärel Hamilton, Dawson, Lindblad, Gasly ja Colapinto, kes oli 4 kohta tõusnud võrreldes stardiga. Aga peame siis meeles, Lindblad ja Colapinto pidid siis hiljem karistust kandma. Vahepeal siis seda punast lippu kasutati ka võimalusena rehvide vahetamiseks ning üsna paljud haarasid sellest võimalusest. Ainus tiim, mis ei vahetanud oma rehvi vahepeal, oli Mercedes. Ülejäänud siis nagu jätsid kas või nagu sama seguga rehvid, aga siis panid uue komplekti alla. Et aga siis mõned, kes siis nagu vahetasid ka seda rehvi segu, olid näiteks Landon Norris ja Esteban Ocon, kes siis läksid keskmise seguga rehvid pehmetele. Piastri läks keskmisega kõvadele, Lindblad pehmetet keskmistele ning siis Albon ja Perez pehmetet kõvadele. Ehk siis kokkuvõtlikult Mercedesed, Alpinid ja Arvid Lindblad olid nüüd keskmise seguga rehvidel, Piastri, Albon ja Cadillaki mehed olid kõvadel ning ülejäänud olid pehmetel. Kui autod tagasi rajale tulid, et seda nii-öelda soojendusringi teha, siis paraku andis otsad oli Beermani mootoril, et nimelt siis tegelikult auto tal lihtsalt nagu lülitus soojendusringi jooksul välja, mistõttu oli ta sunnitud raja ääres peatuma ning temast sai sõidu teine katkestaja. Selle tulemusena siis tehti üks soojendusring veel.
aga siis pärast seda sai juba kihutama minna. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld. Ja sedasi see start taas anti. Antonelli suutis kohe stardis juba esimeseks tõusta Norrise ette. Samal ajal siis Oscar Piastri, hoolimata sellest, et tal olid kõvad rehvid ja teistel olid siis kas keskmise või pehmisega rehvid, suutis teha suurepärase stardi, mille käigus teenis 2 kohta. Et esialgu möödus siis Leclerc'ist esimeses kurvis ning siis tegi ka Russelli pealt päris julge möödasõidu sinna kiiresse 7. kurvi. Et jah, tema poolt suurepärane start. Ehk siis seis siis peale seda restarti oli selline, et Antonelli juhtis, Norris oli teine, Norris siis suutis Piastriga väikse vahe ikkagi luua, aga Piastri seevastu oli võimeline Russelliga väikse vahe tekitama, Russell siis aga hiljem lähenes sellele 3. kohale. Leclerc oli 5, Hamilton 6, Lawson oli sellise üsnagi üksildasel 7. kohal ja Gasly oli 8, Hülkenberg 9 ning Colapinto oli 10, aga veel ei olnud seda karistust kandnud. Kui ta seda karistust ka lõpuks kandis, siis Yuki Tsunoda oli 10. tõusnud. Nagu enne mainisin, siis Russell hakkas Piastrile taas lähenema, aga selle Hollandi ringrajaga on selline väike probleem, et möödasõite on kohati keeruline teha. Et seetõttu siis Russell üritas strateegiliselt mööda saada, et ta tuli siis Piastrist 1 ring varem boksi, ehk et teenida nagu selle 1 ringi jooksul nende värskemate rehvidega eelis ning siis tänu sellele mööda sõita. See õnnestus tal, et Russell tõusis tänu sellele 3. ning Piastri tegelikult oli ka aeglane boksipeatus, kui aus olla, tasub seda mainida, et mistõttu kukkus ta siis 4. Ehk Russell oli nüüd 3, Piastri 4 ning need esimesed 6 sõitjat olidki kõik kõvadele rehvide nüüd, välja arvatud Charles Leclerc, kes oli alla krutinud hoopis keskmise seguga rehvid. Aga see 8. kuni 10. koht oli üsnagi üllatav pärast nende liidrite boksipeatseid. 8. koht oli Alex Albon, 9. Fernando Alonso, 10. Carlos Sainz. Tasub mainida, et nad tegelikult ei olnud peale seda punast lippu rehvi vahetanud, aga ikkagi päris suur üllatus oli neid näha. Alonso, kus siis kordas oma seda Ungari Grand Prix strateegiat, kus ta siis sõitiski pool sõitu nende pehmete rehvidega ja alles siis tuli boksi. Sellega tuli loomulikult natukene kaotust kiiruses, aga suureks võiduks oli siis see, et kui teised tegid peale punast lippu 2 peatust veel, siis tema tegi ainult 1. Ja kindlasti mängis natukene kaasa ka see, mis tema taga juhtus. Nimelt siis Arvid Limplad sõitis 11. kohal, tema taga oli Pierre Gasly. Ja Gasly lihtsalt ei saanud Limpladis mööda. Ma pärast vaatasin järgi, kui kaua ta nagu seal tema taga kinni oli. Ja siis ta oligi 15 ringi järjest seal 1 sekundi kaugusel temast. Et see oli jah, tema jaoks ikka päris korralik raskus. Ning ükskord, kui ta üritaski sellest Limpladist mööda sõita, siis see paraku ebaõnnestus ning ta hoopis kaotas koha nii Nico Hülkenbergile kui ka Yuki Tsunodale. Et Gasly jaoks oli jah, see kindlasti väga frustreeriv sõit ning see kõik sobis väga hästi Fernando Alonsole, kes tegelikult võitis siis nende kaklusest nii-öelda. Aga lähme siis tagasi natukene ettepoole. Piastril oli nüüd peale boksipeatuste raskusi, kiirust lihtsalt enam ei olnud ning mõlemad Ferrari mehed, nii Leclerc kui ka Hamilton, suutsid temast mööduda. Aga täiesti eespool ehk seal liidrite juures Lando Norris oli kohe Antonelli taga ning kiirus tal järsku oli nende kõvade rehvidega,
aga lihtsalt sellel Zandvoorti rajal on üsna keeruline mööduda, et mistõttu ta seda möödasõitu väga ei suutnud teha. Samas oli Mercedese taktikaosakonnas arvatavasti see hirm, et Norris teeb sedasama, mida Russell sõidus varem tegi, ehk teeb möödasõidu justkui selle varasema boksipeatusega. Seetõttu siis Antonelli kutsuti boksi, nii et justkui nagu selle eest ära katma. Norris käitus väga targasti ning tuli sisse boksi alles 7 ringi hiljem. Nüüd jah, see tegelikult kasvatas vahet 5 sekundini, et enam ei olnud ta kohe seal taga, aga mis see tegi, oli see, et see suurendas seda kiiruste erinevust, et no või nagu seda rehvide erinevust nii-öelda. Et seda kiiruste erinevust ongi vaja, kui tahta mööda sõita sellisel rajal nagu Zandvoort. Et see 5 sekundit ei olnud nagu suurem asi mure, kui Norrisel tegelikult seda kiirust ikkagi oli ning ta lihtsalt suurendas oma möödasõidu tõenäosust. Samal ajal siis Ferraris läks asi natukene pingeliseks. Lewis Hamilton sõitis Leclerc'i taga ja kiirus tal oli, aga Leclerc ei lasknud teda mööda ja läks siis ka boksi natuke hiljem, kui talle esialgu öeldi. Et siis Hamilton pärast kurtis raadiol irooniliselt, et eesti keelde tõlkides hästi raisatud aeg, kutid. Aga Leclerc siis lõpuks tuli boksi, Hamilton seevastu ei tulnud boksi, tema siis sõitis edasi ja tänu sellele sai liidri positsiooni. Aga 3 sekundit taga oli siis Antonelli ning temast omakorda 5 sekundit taga oli Lando Norris ning nemad olid lähenemas. Ning üsna peagi oli Antonelli kohe Hamiltoni taga, aga mis oli veel olulisem, Norris oli omakorda tagapool. Ja siis 54. ringil ehk umbes 20 ringi enne finišit Antonelli vaatas esimesse kurvi, et äkki on võimalik Hamiltonist mööduda, aga see on see koht, kus Norris tegi suurepärase möödasõidu, et ta haaras sellest võimalusest, et nii-öelda väliskurvis sukelduda ning et nagu olla esimeses kurvis väliskurvis ning tänu sellele suutis möödasõidu sooritada, et mööduda Antonellis selle nii-öelda virtuaalse esikoha nimel. Samal ringil siis suutis ka hiljem Hamiltonist mööduda, et olla päris sõiduliider. Üks ring hiljem, kus siis tuli vahepeal välja virtuaalne turvaauto, sest Esteban Ocon oli peatunud. Arvatavasti oli probleem seoses mootoriga. Mõned siis kasutasid seda võimalust, et boksi tulla, aga 2 meest ikkagi ei tulnud. Nendeks olid Lando Norris esikohalt ja George Russell 4. kohalt. Ehk siis boksi tulid Antonelli, Hamilton, Leclerc ja Piastri. Nemad siis kruttisid alla omale pehmed rehvid. Et Norris oli nüüd natukene mures ka, et kas see oli ikka tark käik nii-öelda, aga enne kui ta oleks üldse boksi saanud tulla, siis see virtuaalne turvaauto sai läbi ning ta pidi oma selle strateegiaga hakkama saama. Aga tegelikult Antonelli oli ikkagi temast 12 sekundit tagapool ning Russell, kes tollel hetkel oli rajal teise kohal, oli 6 sekundit tagapool. Ehk Antonelli oleks pidanud ikkagi ütleme, et sekund ringi peale teenima, pluss siis need möödasõidud sooritama, et saada see esikoht. Ning tegelikult see vahe nii väga ei vähenenudki. Et umbes 10 ringi hiljem oligi vahe endiselt Norrise ja Antonelli vahel 11 sekundit, aga vähemalt oli Antonelli nüüd Russelli kinni püüdnud. Ja siis siin on üks huvitav asi. Russell lasi oma tiimikaaslase mööda. Nüüd mõned võisid seda näha justkui sellena, et Antonelli on nüüd järsku tiimi number 1 ja Russell number 2 sõita Mercedeses, aga reaalsus on see, et
Russell poleks väga suutnud Antonelliga võidelda nende vanemate rehvidega ning mõte oli siis ka selles, et mitte raisata aega omavahel võideldes, sest tagant ikkagi oli tulemas Hamilton ning see oli nagu koos selle boksipeatuse vältimisega virtuaalse turvaauto all parim, mis ta teha sai, et oleks võimalik endise poodiumil lõpetada. Antonelli oli nüüd teisel kohal, aga ikkagi üsna palju nolisest maas, et liiga kaugel, et ta kinni püüda. Samal ajal siis tema tiimikaaslane George Russell pidi kõvasti võitlema, et Lewis Hamilton tema taga hoida ning ikkagi poodiumi koha saavutada. Nüüd seda võimalust suurendas see asjaolu, et vahepeal tuli välja veel üks virtuaalne turvaauto. See tuli Williamsi tiimikaaslaste kokkupõrke tulemusena. Nimelt siis Sainz ja Albon võitlesid esimeses kurvis, kui siis Sainz pani piduriplokki, mille tulemusena siis mõlemad läksid esimeses kurvis otseks nii-öelda ja põrkasid kergelt kokku, mistõttu siis rajal oligi natukene tükikesi ning mõlemad vist pidid boksipeatuseid vahepeal tegema ka. Sainz sai hiljem selle intsidendi tulemusena 10 sekundit karistada, nagu ka Franco Colapinto ja Liam Lawson mingite kollaste lippude ja reeglite rikkumise eest. Aga paraku nende positsiooni need penaltid väga ei mõõtnud, sest järgmiste autod taga olid niivõrd kaugel. Aga igatahes siis virtuaalne turvaauto soodustas Russelli võimalusi endiselt kolmandaks jääda. Ning vahepeal siis Lando Norris saavutaski etapivõidu. Suurepärane kiirus oli tal selle etapi jooksul, nagu eriti seal sõidu lõpupoole ning strateegia töötas ka väga hästi. Et jah, tema teine järjestikune etapivõit sellel aastal. Antonelli tuli üle finišijoone teisena. Kindlasti oleks ta tahtnud võita, aga tegelikult ta ikkagi kasvatas vahet võrreldes oma konkurentidega, et selles mõttes ta võib ikkagi väga rahul olla selle etapiga. Russell suutis ikkagi neid Ferrarisid taga hoida, et lõpetada kolmandana, ehk siis mõlemad Mercedese autod olid poodiumil. Et selle Hollandi Grand Prix nädalavahetuse jooksul tegelikult ta teeniski sama palju punkte kui Antonelli, arvestades seda, et Russell võitis selle sprindisõidu ja teenis sellega 8 punkti. Et ja kindlasti see on nagu selline enesekindluse taastamine, mida Russellil vaja oli, vaadates, kuidas need viimased etapid tal läinud olid. Et jah, nagu tagasi poodiumil nii-öelda, eks ole, punktisumma oli ka üsna hea. Et kindlasti oli vaja nagu seda ümberpööret tema hooajas, aga nagu kui ta tahab selle tiitli nimel võidelda, siis on ikkagi rohkem vaja. Lewis Hamilton saavutas 4. koha ja kohe tema taga oli Charles Leclerc. Et ma saan aru, et Ferraridel tegelikult see kiirus võidusõidus on üsna okei, aga probleem on lihtsalt selles, et kvalifikatsioon väga ei õnnestunud tal või neil tähendab, et kvalifikatsiooni kiirust nagu neid nii väga ei ole ja siis see viibki lihtsalt halvema stardipositsioonini, mis Zandvoortil on ka nagu üsna oluline asi. Aga ikkagi mõlemad Ferrarid esiviisikus. Oscar Piastri 6. koht hoolimata sellest suurepärasest restartist, mis tal vahepeal oli. Et lihtsalt see sõidu teise poole see kiirus kadus ära. Et lihtsalt kadus ära ja siis jäigi teistest maha lihtsalt ja lõpetas alles 6. Et jällegi nagu lihtsalt selline pettumust valmistav etapp tema jaoks. Et või nagu ongi lihtsalt see, et nii-öelda, mis oleks võinud olla etapp. Sest tegelikult kvalifikatsioonis tal oli ka üsna tihti selline olukord, et kui ta oleks kas või 0,1 sekundit kiirem olnud, siis oleks ta päris mitu kohta eespool olnud. Aga jah, läks nagu läks. Liam Lawson, 7. Suurepärane etapp tegelikult. Et Red Bulli jaoks ei olnud see nagu nii hea etapp tegelikult.
selles mõttes, et kiirust väga ei olnud ja nad ei suutnud selle esikolmikuga konkureerida, aga et Lawson suutis nii-öelda täiesti uude autosse hüpata ja siis ainult 1 tunni vabateeninguga sõita ikkagi 7. nii-öelda. Et see, ma arvan, et Lawsoni jaoks on nagu selles mõttes väga mõnus ka, et see kuidagi aitab tal heastada seda eelmise hooaja algust, mis tal need 2 etappi Red Bulliga olid ja ei läinud üldse hästi. Et see on nagu see võib-olla aitab nagu seda natukene maha jätta nii-öelda ja et kuule, hei, ma ikkagi suutsin Red Bullis midagi nüüd teha. Et tema jaoks kindlasti nagu selline suurepärane etapp. Red Bulli jaoks, võib-olla mitte nii väga. Nico Hülkenberg saavutas ülejäänud maailma parima koha. Tema tuli üle finišijoone 8. Et kvalifikatsioonid ei õnnestunud nii hästi, aga sõidus siis suutis mõnest võimalusest haarata ning jah, oligi Audiga ülejäänud maailma parim mees. Tema teine punktifiniš sellel aastal. Oma hooaja teise punktifiniši saavutas ka Fernando Alonso, kes üllataval kombel saavutas 9. koha. Et see on tõeline üllatus, arvestades seda, et Aston Martin tundus olevat kiiruselt selline üsna 10. tiim kvalifikatsiooni jooksul, aga siis see strateegia õnnestus suurepäraselt, et see ühepeatuse strateegia pluss siis see, et konkurendid jäid siis sinna võitlema, eks ole. Aga see vahe 10. kohaga tegelikult ei olnud üldse suur, et nemad olid kohe lähenemas, aga ikkagi suutis selle 9. koha saavutada, mis on tema hooaja parim tulemus muideks. Aston Martini tiimi ka iseenesest. 10. oli Pierre Gasly, kes umbes viimase 10 ringi jooksul suutis teha möödasõidu Yuki Tsunoda peal, et ikkagi saavutada see 1 punkt sellel üsnagi frustreerival sõidul. Mis on tegelikult parem kui 0, aga kui oleks sellest Limpladist nagu paremini või varem mööda sõita saanud, siis oleks ta võib-olla isegi ülejäänud maailma parim olnud, aga Alpiinil ikkagi on olnud edusammud selle autoga. Yuki Tsunoda napilt jäi punktidest ilma, aga ikkagi tema poolt vägagi muljetavaldav etapp, sest tegelikult enne reedet ta polnud nende 2026. aasta Vormel 1 autodega kunagi sõitnud ning lisaks siis oli tal ainult 1 vabateeningutund, eks ole, ja kohe siis pidi tulemusi saavutama, eks ole. Aga nagu ikkagi sellest hoolimata saavutada 11. koht ning tegelikult punktidele olla väga lähedal, et see on muljetavaldav. Et ja kindlasti ka siin on väike ümberpööre, kui vaadata tema sellist eelmist hooaega, mis tal oli Red Bullis, et või selline enesekindluse taastamine Vormel 1. Aga tema taga siis lõpetas tiimikaaslane Arvid Limplad. Oleks saanud olla ülejäänud maailma parim mees, kui ta poleks seda penaltit saanud. 13. Gabriel Bortoleto. Nii sprindi kui ka laupäevases kvalifikatsioonis oli ta esikümnes, aga ikkagi jäi punktideta, et selles mõttes pettumust valmistav etapp tema jaoks, ma arvan, et jällegi nagu selline oleks võinud olla sõit. 14. Franco Colapinto, järjekordne siis see nii-öelda boksist läbisõidu karistuse ohver, et start oli tal iseenesest hea, aga peale selle penaltit siis polnud teda enam väga kuskil näha nii-öelda ja oligi seal viimaste kohtade ringis. Ning ootused olidki nagu selles mõttes võib-olla kohati madalamad ka, arvestades seda, et tal oli vanema spetsifikatsiooni auto, mis oligi kohati isegi pool sekundit aegsem ringi peale võrreldes Gaslyga. Aga tema siis lõpetas 2 ringi maas. 15. Sergio Perez üsnagi sellisel ei kellegi maal, aga vähemalt siis sai kapitaliseerida Williamsite olukorrast, et saada neist mööda. 16. oli siis Carlos Sainz, kes peale seda kokkupõrget käis boksist läbi
ning sai lisaks ka 10 sekundit karistada, mis tegelikult tema positsiooni ei muutnud, sest ta oli viimane mees üle finišijoone. Alex Albon saavutas 17. koha, aga üle finišijoone tegelikult ei tulnud, sest tema auto oli selle kokkupõrke tulemusena kahjustada saanud ning ta tuli garaaži, et oma sõit enneaegselt lõpetada. Aga edasi on juba need sõitjad, kelle tulemuseks ongi nii-öelda ei lõpetanud või õigemini katkestas. Nendeks on siis Valtteri Bottas, kellel autol oli hüdraulikaga seoses probleemi ja siis sõidu keskel katkestas. Oconil läks mootor ning põhjustas ka ühe virtuaalse turvaauto. Lance Stroll tuli ka vahepeal boksi ning katkestas. Tema autol oli probleemi seoses haarduvusega. Oli Beermani auto lülitas siis punase lipu restardi jooksul välja ning siis peatuski raja ääres ning Max Verstappenil oli siis pettumust valmistav lõpunoot oma koduetapil. Seega, kordame tulemused üle. Norris võitis, Antonelli teine, Russell lõpetas Mercedese topeltpoodiumi. Seejärel Hamilton, Leclerc, Ferrari 4. ja 5. kohal, Piastri 6, Lawson 7. Punkte teenisid veel Nico Hülkenberg, Fernando Alonso ja Pierre Gasly 10. kohal. Seejärel on Tsunoda, Lindblad, Portoletto, Colapinto, Perez, Sainz 16. kohal. Kuigi Albon ei lõpetanud sõitu, siis on ta klassifitseeritud 17. Samal ajal ametlikult sõidust katkestasid Bottas, Ocon, Stroll, Beerman ja Verstappen. Heidame kiire pilguga siis sõitjate arvestusele. Antonelli endiselt juhib, milline üllatus. Tema on siis nüüd, mis on siis 59 punkti eest George Russellist. Russell, kus siis selle etapiga tõusis sõitjate arvestuses teiseks. Aga tal on tegelikult sama palju punkte kui Lewis Hamiltonil, mõlemal on 183 punkti. Et sellises olukorras vaadatakse siis, et kummal on rohkem etapi võita ning Russell on praegu selles näitajas üle. Samuti toimus kohamuutus 4. koha nimel. Lando Norris on nüüd 4., Leclerc 5. Paljudel on nüüd küsimus ka, et kas Lando Norris on võimeline tiitli nimel konkureerima. Mul oleks vaja rohkem näha. Et see tegelikult sõltubki sellest, kuidas siis nii-öelda autode võidu relvastumine välja kujuneb. Kui McLarenis kujunebki see päriselt parim auto, nii-öelda eriti hooaja lõpupoole, nagu domineerivalt parim ja Mercedes maha jääb, siis on nagu võimalik küll. Aga nagu kui Mercedes jääb ikkagi sinna konkurentsi, et siis ma arvan, et pigem mitte. Et see lihtsalt sõltubki sellest, et kuidas autode arendamine välja kujuneb. Aga kunagi ei tea. Et Norris on praegu, mis on siis 83 punkti maas, aga eelmisel aastal oli Max Verstappen 104 punkti maas ning lõpetaski ainult 2 punkti tagapool Norrisest. Muutus toimus ka siis natukene tagapool. Nico Hülkenberg tõusis nüüd sõitjate arvestuses 15. selle ülejäänud maailma parima finišiga. Ehk siis koha kaotasid Carlos Sainz 16. Alex Albon 17. ja Ocon nüüd 18. kohal. Konstruktorite arvestuses seevastu muutusi ei ole olnud. Aga võib-olla tasub pilku pöörata sellele 5. koha ehitusele Racing Bullsi ja Alpiini vahel, et see võib päris põnevaks minna. Ning samas võib ka Audi varsti napsata 7. koha Haasilt. Jätame nüüd Hollandi Grand Prix sinna paika ja vaatame, mis tuleb septembri 1. nädalal. Selleks on ei miski muu kui legendaarne Itaalia Grand Prix, mis korraldatakse Monza ringrajal. Monza ringrada pole, ma rõhutan, pole korraldanud vormel 1 etappi ainult 1 aastal. Nimelt siis selleks ainsaks korraks oli 1980, aga alates vormel 1 sarja sünnist aastal 1950 on see korraldanud rekordiliselt 75 etappi
rohkem kui ükski muu rada. Aga siis seda Monza ringrada kirjeldab väga hästi ka selle hüüdnimi, milleks on kiiruse tempel. Ehk tegemist on siis hooaja kõige kiirema rajaga ning eelmisel aastal püstitati ka seal üks rekord. Kui Max Verstappen eelmine aasta kvalifikatsiooni võitis, siis ta tegi seda ringiga, mille kiiruseks oli keskmiselt 264,7 kilomeetrit tunnis, mis teeb sellest keskmise kiiruse osas läbi aegade kiireima ringi vormel 1 ajaloos. Ehk sellel rajal on kindlasti prioriteediks kiirus sirgetel, sest need sirged on seal hästi pikad ja neid kiireid kurve on pigem vähem, aga samas aerodünaamiline efektiivsus ikkagi on oluline, et oleks võimalikult palju seda allasurvejõudu ja võimalikult vähe takistusjõudu. Ja siis lisaks on oluline ka pidurite toimimine, sest sellel rajal on nii, et on pikad sirged, kus saavutad kõrged kiirused, aga siis kohe peale seda on väga aeglane šükaan, et rajal on päris palju neid kohti, kus tuleb tugevalt pidurdada, et seda tasub ka silmas pidada. Ent huvitav saab olema tegelikult, kui kiiresti need selle aasta vormel 1 autod suudavad neid sirgeid läbida, sest isegi mõnel aegsemal raja nagu Ungari või Zandvoort on sõidu jooksul saavutanud isegi 350 kilomeetrit tunnis mõned autod. Et huvitav, kui kõrgeks kiirus võib tõusta sõidu jooksul selle Monza rajal. Aga see rada on kindlasti püha paik tifoosidele kui Ferrari fännidele, et tegemist on siis Ferrari armastatud koduetapiga, kus on neil ka üsna palju edu olnud. Et nimelt siis selle 75 etapi jooksul on nad võitnud 20 korda. Et kindlasti võib-olla selline kõige erilisem etapivõit nende jaoks oli aastal 1988. Et see 1988. aasta etapp oli ainus, mille McLaren ei võitnud tollel hooajal ning siis nemad siis pidid leppima hoopis topeltkatkestusega ning Ferrari saavutas kaksikvõidu tifooside ees ning sedagi kõigest kuu pärast legendaarse tiimi omaniku Enzo Ferrari surma. Et jah, siis 5 korda on samuti Ferrariga võitnud Michael Schumacher alates oma siis sellest tiimiga liitumisest 1996 ning viimati oma viimasel aastal selle tiimiga aastal 2006, kus ta siis ka andis teada oma esimesest vormel 1 pensionist nii-öelda. Ning samuti on selle Ferrariga 2 korda võitnud Charles Leclerc aastatel 2019 ja 2024. Kui see põhiliselt nähakse seda Itaalia Grand Prix kui Ferrari koduetapina, siis Racing Bullsi jaoks tegelikult on ka selline üsna südamelähedane rada. Et enne kui see Racing Bullsis sai justkui see Red Bulli number 2 tiim, siis enne seda oli see algul Minardi, mis oli selline Itaalia tiim ja oligi tuntud selline tagumise otsa tiim. Ja midagi siis ma saan aru, et ostis Red Bull selle ära ja siis sellest saigi Red Bulli number 2 tiim. Ning kõigest 3 aastat pärast selle tiimi muutumist Toro Rossoks saavutas Sebastian Vettel legendaarse etapivõidu vihma käes. Et see oli siis aastal 2008, kus ta puhta kiirusega sai kvalifikatsioonivõidu ja siis pärast pühapäeval sai puhta kiirusega oma karjääri esimese võidu ning tegelikult ka selle tiimi esimese võidu. Üks selline huvitav statistika ka, et kui see Vettel teenis Toro Rossole ehk tänapäeval Racing Bullsile esimese etapivõidu, siis see esimene võit tuli enne Red Bulli. Et Red Bull sai oma esimese võidu alles 2009. aastal ja sedagi Sebastian Vetteliga.
ning teine huvitav statistika, Ferrari mootorid on vormelis võitnud kokku 251 etappi. Neist 250 on tulnud Ferrari poolt ja ühe korral tuligi see Toro Rossoga Sebastian Vetteli piloteerimise käigus. Ehk Toro Rosso on ainus tiim, mis on võitnud Ferrari mootoriga, aga ei ole Ferrari ise. Ning tegelikult see ei ole ainus kord, millal see tiim on Monsas etappi võitnud. Teine kord tuli aastal 2020 üsnagi kaootilises etapis. Seekord siis võitis Pierre Gasly tollel ajal Alfa Tauri nime all tiimis. Ning tegelikult tollel etapil oligi selline hästi ootamatu poodium, kus teisena lõpetas Carlos Sainz McLareniga ja kolmas Lance Stroll Racing Pointiga ehk tänapäeval Aston Martiniga. Mis eelmisel aastal siis juhtus Itaalia Grand Prix oli see, et Verstappen tegi kvalifikatsioonis rekordi ning pärast pühapäeval sai ka etapivõidu. Ja siis vastuoluliselt McLarenist pandi käiku tiimi käsud, ehk Piastril paluti loovutada koht Lando Norrisele, kuigi ta oli kuigi Piastri oli meistrivõistlustes juba mingi 30 punkti ees. Et paljudele see käik ei meeldinud, aga hiljem tegelikult osutus see otsustavaks tiitliheitluses, sest Lando Norris võitiski tiitli 2 punktiga ning selle Monza tiimi käsuga teenis ta 3 punkti. Aga nüüd, kellele siis pilku pöörata Itaalia Grand Prix? Nii-öelda üllatusmees punktides. See on üsnagi ebatõenäoline, aga ma arvan, et Alex Albon võib isegi punkte teenida. Et Monza on see rada, kus Williams on tavaliselt tugev olnud isegi oma kõige keerulisematel aastatel. Et no see ongi võib-olla see, et Monza ei ole nii aerodünaamiliselt nõudlik, et oluline ongi lihtsalt see hea mootor ja kiirus sirgetel. Et ja Williamsil ongi nagu probleemiks on tavaliselt see, et kurvides ei ole see auto kuigi hea. Aga noh, seda muret Monzal nii väga ei ole. Ning lisaks Albonil on tegelikult üsnagi tugevad tulemused Itaalias olnud. Aga ühte asja ma ikkagi ütlen, et eespool peab ikkagi midagi natukene toimuma ka, et Albon üldse punktidesse jõuaks. Aga seda ei saa välistada. Ma arvan, et Albon võib ikkagi punkte teenida. Üldine üllatus, üldine üllatusmees on minu arvates ka Alex Albon, no see, kui ta juba punktidesse jõuab, aga tiimina ka siis Williams, kuigi nad on jääda auto arendamise poolelt üsnagi maha jäänud. Aga kes võib etapi võita? Minu arvates on favoriidid Mercedesed, et neil on justkui nagu see tugevam mootor, et neil on nagu plussiks just see kiirus sirgetel, aga samas Ferrari'd ma olen lugenud, et on paremad nendes aeglastes kurvides ja siis sellest võib kindlasti kasu olla näiteks nendes šikaanides, aeglastes šikaanides. Ning McLaren võib mängus olla, aga noh, kindlasti ei saa oma neid tugevaid kaarte nii palju mängida kui näiteks Antwortis, sest nende tugevuseks on olnud need kiired kurvid. Jah, ent aga noh, Monsas sellest võib-olla nii väga kasu ei ole. Et seega ma nagu vaataks selles mõttes Mercedese poole pigem. No vaatame ikkagi korraks sõitjad natukene üle ka. Et Mercedese pooled siis Russell saavutas Williamsiga üsna häid tulemusi. Ühel aastal teenis isegi punkte, et see oli aasta 2021. Aga Mercedese roolis siis oma 4 senise etapi jooksul on teeninud ühe poodiumi ning 2 korda on esikolmikus olnud kvalifikatsioonis. Et pole just nagu midagi nii erilist, aga noh, sellised okeid tulemused lihtsalt. Antonelli eelmisel aastal saavutas 9. koha Monsal, mis ei tundu nagu üldse hea tulemus, aga tegelikult
oli tegemist tema hooaja kõige edukama etapiga Euroopas. Aga tegelikult Antonelliga on ka üks huvitav lugu, et tiim juba kinnitas, et ta võtab selleks etapiks ühe mootorikaristuse, et karistuse mingid mootorikomponentide vahetamise eest. Et see oli nagu selle mõttega, et nad ei ole oma töökindluses päris kindlad, et kas see mootor on nagu kestab terve ülejäänud aasta. Et ja siis Monza nagu võib-olla see kõige parem rada, millal seda mootorivahetust sooritada. Ferrari poolel on mõlemad sõitjad varasemat etappi võitnud siin Monzal. Leclerc on 2 korda võitnud ning on Ferraris olnud alati esinelikus. Tema tiimikaaslane Hamilton seevastu on 5 korda võitnud, aga viimati alles aastal 2018 ning viimane poodium Monzal tuli alles aastal 2019. Ehk tegelikult selle aastakümne jooksul ei ole Hamilton poodiumil lõpetanud Monzas. Ning siis ka McLaren poolel Lando Norris on 4 korda kvalifikatsioonis esikolmikusse mahtunud ning 3 korda saavutanud selles sõidus poodiumi, sealhulgas siis 2 korda teise koha. Piastri seevastu on ka 2 korda poodiumil lõpetanud. Need olid siis aastatel 2024 ja 2025. Aga kellele ma oma panuse teeksin, ma arvan, et George Russell. Kui Antonelli seda mootorivahetust ei teeks, siis ma oleks talle pannud selle panuse, aga see mootorivahetus võib ta vabalt sinna täiesti rivi lõppu panna, eks ole. Ja siis seetõttu ma arvan, et ta võib kindlasti poodiumile jõuda, et nagu näiteks Bottas tõestas ka aastal 2021, aga etapivõidus ma nii kindel ei ole tegelikult, seega ma panustan George Russellile. Aga lõpetuseks vaatame siis ka üle ajakava selleks etapiks, kusjuures siis nüüd tulevad tagasi ka Vormel 2 ja Vormel 3 sarjad. Vormel 3-s, kusjuures siis on tegemist hooaja eelviimase raundiga. Reedel 4. septembri kell 13.30 on esimene vabatehning, kell 17.00 teine vabatehning. Laupäeval 5. septembril kell 13.30 kolmas vabatehning ja kell 17 kvalifikatsioon. Ja pühapäeval on 6. septembril kell 16.00 Vormel 1 Itaalia Grand Prix. Ma arvan, et nüüd võime otsad kokku tõmmata. Neile, kes siis selle saatega juba siiamaale jõudnud on, suur aitäh, et läbi kuulasite selle saate ning kohtume siis juba sügisel.